Bonjour et bienvenue à Bruxelles. Uus aasta, mina siin jälle Brüsselis, Toyota Yaris jälle, kuid seekord uus mudel. Kui eelmine aasta oli Toyota Yaris GR, siis see aasta saan esimese eestlasena käed külge Toyota Yaris Crossile. Homme programm algab, vaatame Yaris üle ja saame näha, mis sellest siis peitub. Ja tahaks ka kiiresti öelda edasi suured tänusõnad Liisile Toyota Balticust ja tervele Toyota Balticu meeskonnale, kes on minu siia jõudmise teinud väga hõlpsaks ning minu eest on väga hästi hoolitsetud. Suured tähteile. Nii, tere tulemast siis Toyota Yaris Crossi rooli esmakordselt mina siin. Ei saa öelda, et kõik on läinud ilmtingimata nii nagu peaks, eks ole. Nimelt siis meile teoorias pandi siis mingisugune see marsruut ette. Kui mina sealt sellest lennujaama parklast siis välja jõudsin, siis seda marsruuti mul enam ei olnudki siin ees. Nüüd ma sain teise, või ma ei tea, kas need on soomlased või sakslased, kelle järgi ma siin hetkel sõidan. Ma siiralt loodan, et meil on sama marsruut. Ma loodan, et nad selle autoga Saksamaale ei sõida, et siin ei ole mingit diil, et nad viivad selle kusagile. Me oleme kusagil vales kohas. Ma loodan, et meil on sama marsruut, sest et muidu on asjad on kurvad. Niisiis, Toyota Yaris Cross, selle lööklause on ikkagi big small ehk siis suur väike, kuid seekord natuke suurem, aga ikkagi väike segane jutt, kuid auto on tõepoolest tehtud eurooplastele linnas sõitmiseks, nagu ka Yaris GR eelmine aasta, kuid see aasta siis nii linnas kui ka mujal sõitmiseks, kuna tegemist on natukene suurema autoga. Kuidas mul siis vahepeal läinud on? Sain Soome nende autoajakirjanike sappa, kes seal oma autoga on. Nad tegid korraks peatused pildistada ja jäin ka nendega seisma sinna. Nad kuidagi aitasid mul selle GPS-i uuesti selle marsruudi siia peale saada. Aga see juhatas mind kuidagi tagurpidi, nii et ma igaks juhuks ikkagi olen jälle taas nende kannul. Ei saa neid maha lasta, aga hetkel nüüd on natuke olen rahunenud sellest algsest närvilususest, aga mida saab öelda siis selle auto kohta? Auto ise on nagu Toyota Yaris, kui tal on söödetud sisse steroide, just see Soome ajakirjanik ütles ka hästi, et nagu oleks madratsi pump sisse pandud ja siis hakatud natukene pumpama, et selline tunne sellel Yarisel on. Meile näidati veel prototüüpi ja sellel on veel SUV linnamaasturi noodid küljes. Nad ka klassifitseerivad selle ikkagi Yarise perre, kuid siiski ka Toyota teiste SUV nagu RAV4, Land Cruiser, Highlander, nende sekka, CHR ka muidugi. Yarise peadisainer rääkis meile, et see on 3 sõna, mille järgi nad seda autot valasid, oli siis easy, lihtne, fast, kiire ja smart, ehk siis kas just tark, aga selline viisakas. Ja ütles, et see oleks ka natuke robustne, suurtel ratastel ta tõepoolest tuleb, 19 tollised, ta on ka natuke kõrgemale tehtud, kuigi samas kere on kompaktsemaks aetud. Nelikveolisel autol on ka kickbox open, mis on siis see, et jalaga saad pagasiruumi avada. Uue generatsiooni parkimine ja väljaparkimine, mida sain ka proovida. Tõepoolest, kuigi ta ikkagi võtab seljast judinad läbi, siis ta ikkagi parkis nii välja, kui parkis ka sisse. Nemad hindavad seda 30 sekundi peale nii sisse kui välja, mis on siis parem konkurentidest, aga see tõepoolest natukene teeb ärevaks, kui sa pargid seda ja lased autol ise veereda, ise pidurdada ja ise keerata. Aga ta tegi seda täiesti probleemideta ja väga kitsasse paralleelparkimisvahesse. Kodus saab nüüd mälu panna selle autole, et mäletaks kodust parkimiskohta
skännides sisse, et seal ei pea isegi jooni olema, et sa jõuad kodu juurde ja siis ta pargib sulle eelnevalt mällu salvestatud kohale selle auto ära. Meedia on siis chipped, mis tähendab, et see uuendab end pidevalt. Üldiselt on auto seest väga kena, pool nahk, pool riie, peatugi, mõnus. Endalgi tegelikult peaks kõrgemal vist olema. Selle auto puhul ma loodan, et tulevikus tuleb ka GR-mudel, sellepärast et see võib olla juba oi, mis asi. See puutub hübriidpoolt, siis on 1,5 liitrine 3-silindriline ja EV Mode siis, mis on teatavasti kõikidel nendel hübriididel seekord siis lausa 130 km tunnis on võimalik selle EV moodiga sõita. Aku on võimsam kui kunagi varem ja liitiumist, mis teeb selle 12 kg kergemaks. Kogu 4-ratta sõit on öko. Aga kõike muud, mida sa tahad selle autoga teha, ongi see, et mitte olla säästlik, et tahaks kogu aeg revvida, sest et see minek on nii hea selle hübriidajamiga, siis lihtsalt, aga isegi kui sa oled ebasäästlik selle autoga, siis sa kokkuvõttes suures pildis oled ikkagi säästlik. Sa võid isegi peenestada seda piirajasse kogu aeg, aga ikka sul see liitrit 100-le ei lähe kõrgemaks kui, ma ei tea, 6-7, keskmine on 5 mul hetkel. Ja nii ongi selleks korraks reis lõppenud. Aitäh, et vaatasite ja järgmise korrani.